Ja okei, oota korra. Vaatan veel jaoks üks üle. Okei, no stsenarist on suurepärane, kui neile muud öelda. Nii. Tere, endiselt olen Anu. Täna oleme muuseumi hoidla selles osas, kus meil on erinevad 20. sajandist pärit meditsiiniriistad. Järgmise korral räägin ma teile kraniomeetrist. Täna aga lubasin tutvustada natukene aju. 19. sajandil arenes jõudsalt aju anatoomia ja füsioloogia uurimisega tegelev teadusharu. Selleks, et teada saada, millised ajuosad millise ülesandega tegelevad, võeti näiteks selline ninnujänku, tehti talle pähe auk ja vaadati, mis edasi saab. Kodus kindlasti mitte järgi proovida. 19. sajandi alguses oli Tartu Ülikoolis selline mees nagu Karl Friedrich Burda, kellel oli raudselt endal massiivne aju, sellepärast et tema uurimistulemused olid omas ajas päris innovaatilised. Mida ta tegi? Muuhulgas ta uuris päike ja suuraju omavahelist seost ja ta samamoodi jagas aju erinevateks sagarateks. Selleks aga, et teoorias saadud teadmisi praktikas rakendada, oli oluline neurokirurgia areng. Neurokirurgia tegelikult ei muutunud omaette teadusvaldkonnaks enne kui, nii vahetult enne esimest maailmasõda. Maailma üks kõige esimene või vähemalt esimesi neurokirurgia oli eestlane Ludwig Puusepp, kes tegeles päris usinasti aju kasvajate diagnostika ja ravi parandamisega. Kui Eesti iseseisvus tuli Puusepp Tartusse, rajas siia Baltikumi esimese närvikliiniku ja hakkas välja andma maailma esimest neurokirurgia ajakirja. Oma õppe- ja teadustöös kasutas ta päris palju preparaate ja meie püsinäitusel on ka näha Puuseppa enda prepareeritud ajukasva ega aju. Meie kogudes on lisaks veel tegelikult selliseid esemeid, millest Puusepp oleks võinud oma praktikas vaid unistada. Näiteks see 50-ndatest pärit stereotaktiline seade. See võimaldab kirurgil patsiendi pea võimalikult täpselt fikseerida ja teha võimalikult täpseid sisselõikeid. Tänapäeval kuulub siia juurde ka veel näiteks kompuutertomograafia. Tänaseks kõik ja järgmise korrani!